kui sa oled saanud kristlaseks ja leidnud usu, et siis kindlasti on, ega noh, me ei pane ka kodus väikest last kohe põrandaid küürima ja kodu koristama ja toitu tegema ja anna kohe teravaid nuge kätte. Laseme neil mängida ja eks vaimulikus elus on ka ikkagi selline, minu meelest on see esimese armastuse aeg, kus sa käid kõikidel koosolekutel ja ma praegu näen ka neid noori, kes on tulnud usule Noorte Alfas ja nad käivad, kõik koosolekud käivad läbi, nad on alati kohal ja nendel on selline suur ind. Ja ma arvan, et selline kasvamise periood on nagu hästi hea ja kui sa näed, et kõik palved saavad kohe vastatud, et sa palud ja kohe Jumal vastab ja vau, et nii äge, et ja nagu oled vaimustatud nagu Jumalast ja selline kasvamise ja vaimustamise aeg on nagu iga kristlase elus minu arust hästi oluline. Aga siis ütleme, siis peaks toimuma mingi juurdumine, et õpetuses ja me oleme oma koguduses seda siis niimoodi püüdnud teha, et pärast alfakursusi või selliseid peale ristimist, kus inimene on vahetult tulnud kogudusega liitunud, et siis nad teevad läbi kas beta-kursuse või siis lähevad kusagile kodugruppi või ühesõnaga, et nad saavad juba mingisugust piibliõpet kusagil grupis ja et neil oleks selline vaimulik kasvuaeg ja juurdumise aeg. Et see on ikkagi hästi oluline, et Jumala sõna hakkaks inimeses juurduma. Ja siis tasapisi ka igast ülesandeid võtma, et kas siis kodugrupis kaasa teenides, kodugrupis muidugi on väga hea neid vaimuande praktiseerida üksteise pärast palletades ja sellises väiksemas grupis, nii nagu Jeesus oli 12 jüngriga, 12 apostliga. Aga siis on võimalik muidugi ka teenida kas muusikatöös kaasa, heategevuses, praktilistes asjades. Et muidugi Oleviste on selles mõttes eriline kogudus, et meil on hästi palju Jumala teenistusi. Et mõnele võib-olla tundub, et me toodame neid, aga see on kuidagi ajalooliselt niimoodi kujunenud sellepärast, et meie kogudus on olnud liitkogudus. Et meil pandi kokku baptistid, evangeeliumi kristlased, nelipühilased, priilased ja see oli aasta 1950, kui Oleviste kogudus loodi. Ja see oli muidugi selline stalinlik projekt, et Stalini ja kommunistide eesmärk oli usk välja suretada Nõukogude Liidust. Ja nad leidsid väga kavala mõtte, et nad panevad erinevad usuliikumised kokku, teevad sellest nagu ühe kompoti ja siis nad lähevad omavahel, see läheb käärima nagu ja hapnema ja siis lähevad riidu ja siis see usk laguneb. Aga nad ei arvestanud ühega, et on olemas püha vaim. Ja siis püha vaim hakkas seda kogudust vaikselt ühendama. Et baptistid olid oma eriseisukohtadel, evangeeliumi kristlastel ja nii edasi, aga see... Ilmselt sellepärast kõik inimesed tunnevadki ennast hästi Olevistes, et siiamaani, et ta kuidagi sobib. Kõigil on nagu hingamisruumi jäetud, et ja praegu ongi meil ka nagu jäänud siis nagu ajalooliselt, et meil on tegelikult kaks põhi Jumala teenistust iga pühapäev ja ma arvan, et Eestis vist väga ei ole selliseid kogudusi, ma ei tea, kas peale Olevist ongi, kus oleks kell 10, kell 12 ja siis keskmiselt 6, kui on 4 pühapäeva, 8 Jumala teenistust, kus on siis koorid, lauljad, tunnistajad, kõnelejad ja see on nagu, kõik tuleb katta. Ja sageli on meil ka õhtut Iisraeli õhtud, kus teiegi olete käinud laulmas ja kaasa teenimas. Nii et jah, keskmiselt on meil 3 jumalateenistust ja igal koosolekul käivad inimesed ja ütlevad, et Jumal puudutab mind sest kella 10 teenistus on meil selline traditsiooniline, baptistlik, laulame hümne ja minule meeldivad mõlemad koosolekud. Ma olen mõlemas väga avatud ja tunnen Jumala puudutust ja siis teine on selline karismaatilisem ja väga erinevad stiilid on. Aga et ka see on nagu see koht, kus inimesed tegelikult saavad nagu kaasa teenida ja üksteist üles ehitada ja meil on eespalvemeeskond, me tegeleme sellega, et kuidas hingehoidu arendada, ja meil on kiriku kohvik, kus inimesed saavad kaasa teenida, meil on vabatahtlikud parkijad, tervitajad, meil on 5 koori kirikus, 4 on sellised klassikalised koorid ja siis 5 on FATA koor, et on naiskoor, meeskoor, mandoliinikoor. Et suur kogudus, eks seal ongi, et inimestel on, me pakume inimestele võimalust, et te saate kaasa teenida.